Jaapan näitas just, et ta ei taha enam olla riik, kes lihtsalt vaatab, protesteerib ja ootab. Sellel neljapäeval, 2. aprillil 2026 kujuneb olukord, mis tähendab tõelist pööret. Tokyo kiirendab oma sõjalise reageerimise võimekust, tugevdades oma kaitseliini merel, õhus ja maal. See samm sobitub suurepäraselt arusaamaga, et Hiina panustas liiga palju ja nüüd seisab silmitsi karmima, relvastatuma ja palju vähem passiivse Jaapaniga. Toimunu ei olnud üksikjuhtum. See oli kõige arenenumate hävitajate, kaugmaarakettide ja sügavama koostöö summa Ameerika Ühendriikidega. Selle muutuse keskmes on peaminister Sanae Takaichi valitsus koos Jaapani kaitseministeeriumi ja piirkonnas paiknevate Ameerika vägedega. Ja see omandab kaalu baasides ja piirkondades, mis asuvad vaidluse südames. Ida-Aasias, Nagumisawa, Kengumi väli, Fuji väli ja Jaapani edelaosas asuvate saarte ümbrus. Jaapan otsustas lõpetada selle, et tegutseb alles siis, kui oht on juba ukse ees. Nüüd püüab ta seda ohtu endast eemale tõrjuda. See aitab selgitada, miks see teema lahkus diplomaatilisest valdkonnast ja jõudis strateegilisse valdkonda ning miks Tokyo on sellesse punkti jõudnud. Sest Hiina surve ei ole enam kauge hüpotees. 2025 aasta juunis teatas Jaapan, et nägi esimest korda Hiina lennukikandjaid Liaoning ja Shandong tegutsemas samaaegselt Vaikse ookeani piirkonnas Jaapani kaugemate saarte lähedal. See oli Tokyole tõsine hoiatus. See polnud enam abstraktne vaidlus, vaid selge märk Hiina haardeulatuse, kohaloleku ja julguse kasvust. Teisisõnu, Peking läks sõnadelt tegudele. Ja kui riik näeb kahte Hiina lennukikandjat samaaegselt oma strateegilises naabruses edasi liikumas, pole vastus enam valikuline. Esimesed Ameerika Ühendriikide õhujõudude püsivad F-35A-d saabusid baasi 28. märtsil 2026. F-35 on 5. põlvkonna hävituslennuk, mis on loodud märkamatult tegutsemiseks, suurte andmemahtude kogumiseks ja kiireks ründamiseks. Tegelikult suurendab see järelevalve, reageerimis- ja heidutusvõimet piirkonnas, mis asub vaid mõnesaja kilomeetri kaugusel Hiinast, Venemaast ja Põhja-Koreast. Jaapan, keda on aastakümneid tagasihoidlikkuses süüdistatud, hakkab nüüd toetuma palju tõhusamale õhuvõimekusele. Seejärel tuleb vastus maismaalt. 31. märtsil paigutas Jaapan oma esimesed kodumaised kaugmaaraketid välja Camp Kengunis Kumamotos ja alustas HVGP paigutamist Camp Fujis. Moderniseeritud Type 12 rakett ulatub umbes 1000 kilomeetrini. See tähendab, et Jaapani kaitse ei ole enam ainult lühike rannikubarjäär, vaid suudab ohte tõrjuda palju kaugemal. Just siin see muutus hirmutabki. Sest Jaapan ei tugevda ainult kaevikuid, vaid ehitab üles ka võimekust sihtmärke rünnata. Enne kui Hiina surve muutub pöördumatuks, jääb vana reaktiivne Jaapan selja taha. Merel muutus sõnum veelgi karmimaks. 27. märtsil kinnitas Jaapani kaitseministeerium, et hävitaja J.S. Shokai on lõpetanud muudatused ja väljaõppe Tomahawk rakettide kasutamiseks. Nende rakettide laskekaugus ületab 1600 kilomeetrit ning need suurendavad Jaapani mereväe kaugmaa rünnakuvõimet. See vastab otseselt küsimusele, kuidas Jaapan muutub. Ta ühendab varghävitajad, maismaaraketid ja pika tegevusraadiusega mereväe jõu ühte survearhitektuuri. Ja miks see nii oluline on? Sest see muudab Jaapani saarestiku relvastatud müüriks, mis suudab mitte ainult vastu pidada, vaid ka panna iga Hiina seikluse eest kõrget hinda maksma. Lääne-Vaikse ookeani piirkonnas näis Peking arvestavat vana Jaapaniga, mis oli kinni teise maailmasõja traumades ja ettevaatlikkusega piiratud. Kuid see olukord on muutunud. Alates 2022 aastast on Tokyo võtnud ette suurima sõjalise tugevdamise pärast seda perioodi, nimetades Hiinat oma suurimaks strateegiliseks väljakutseks. Nüüd, 2026 aastal on see plaan jõudnud paberilt reaalsusesse. Rajad, stardiseadmed ja laevakered on valmis.
Vaiksel ookeanil näeme Jaapanit, kes loobub pealtvaataja rollist ja võtab enda peale Ameerika Ühendriikide eesliini kaitsepositsiooni Aasias. Pekingi jaoks on see šokk, Tokyo jaoks ellujäämine ja piirkondliku tasakaalu jaoks karm hoiatus. Vaikne ookean on sisenenud pingelisemasse ja palju enam vastasseisuks valmis faasi.